Paramäesuusatamine on tali paraolümpia spordiala nägemis- ja füüsilise puudega sportlastele, kes kihutavad alla järskudest lumega kaetud nõlvadest. Eesmärk on läbida kogu rada võimalikult väikese ajaga. Kiireim suusataja ongi võitja. Paramäesuusatamist tutvustati esmakordselt tali paraolümpiamängudel Rootsis 1976. aastal. Paramäesuusatajad sõidavad mäest alla mööda väravatega märgitud rada. Spordiala koosneb 5 erinevast võistlusalast, millel igaühel on erinev rada ja nõlv. Kiirlaskumine ja supersuurslaalom koosnevad ühest võistlussõidust, mille eesmärgiks on läbida märgitud laiade pööretega järsk rada võimalikult kiiresti. Slaalom ja suurslaalom panevad proovile suusatajate kiiruse ja reaktsiooni, et suusatada võimalikult kiiresti ja järskude pööretega väravate vahelt läbi. Kui suusataja jätab mõne värava läbimata, siis ta tulemus tühistatakse. Alpi 2 võistluses võistlevad suusatajad esmalt kiirlaskumises või supersuurslaalomis ning seejärel slaalomis. Parasuusatajad jagatakse 3 kategooriasse: seisjad, istujad ja nägemispuudega sportlased. Iga kategooria on jaotatud võistlusklassideks, mis oleneb parasportlase puude raskusest ning selle mõjust suusatamisele. Niimoodi on võimalik panna erineva puudega parasportlasi omavahel võistlema. Paramäesuusatamises kasutatakse erinevaid vahendeid sõltuvalt võistleja puudest. Istesuusad on spetsiaalselt suuskadel ehitatud istmed, mida kasutavad parasportlased, kellel on alakeha või jalgade puue. Neil on spetsiaalsed suusakepid, mida kasutatakse tasakaalu hoidmiseks ning suusakelgu juhtimiseks. Nägemispuudega parasportlaseid abistavad nägijatest saatjad, kes suusatavad parasportlase ees ning juhendavad teda, kasutades raadiosaatjat. Paramäesuusatajad on uskumatult julged ja osavad, tuhisedes küngastelt alla ligi 100 kilomeetrit tunnis. Paramäesuusatamine on ülipõnev spordiala, mida vaadata ja milles osaleda.